lõpetasin äsja siis oma 3. trenni Kadrioru pargis ja pean ütlema, et ikka veel on veits veider, et Aasia turiste küll praegu siin novembris ei ole, aga ega mul tundub, et kohalikud inimesed ka otseselt näinud ei ole sellist imelooma ja tegelast, kes niimoodi siin puusi hööritab, et no ma olen siin kandis elanud nüüd siis mingi 8-9 aastat käinud siin stabiilselt jooksmas. Ega ma ei ole nende aastate jooksul kunagi näinud kedagi, kes tegeleb kiirkäimisega, nii et see on arusaadav, et inimestel pilk jääb pidama, mõni isegi muigab. Noh, mitte, et ma väga palju pööraks tähelepanu ümbritsevale ja ilma prillideta liiga hästi ei näe ka, et kui keegi just lähedal ei ole, aga noh, veits ikka jääb silma, et ütleme siuke. Aga noh, on nagu on, et töö saab tehtud ja selles mõttes ma ei muretse, aga lihtsalt, et tunne on veits teine, kui a la pargis jooksmas käia, et seda ma ei salga. Sünnipäeva puhul siis vähe teistmoodi trenn, et 20 minti jooksu, siis sinna vahele 10 minti käimist järjest ja 20 minti jooksu otsa. Et niimoodi 10 minutit niimoodi polnudki järjest käinud enne, et see muidu oli teid siukeste kuni siuke 100-110 meetriste lõikude kaupa ja nii-öelda lõigutrenni kiireb, aga nüüd 10 minti järjest ja siin ütleme, et jooks oli all. See pani ikka jalad teistmoodi proovile, et ütlen ausalt, päris raske oli just jala mõttes. Et siin, mõtlengi see jalalihaste harjumine, see on põhiväljakutse siin vastupidavuses või selles ei ole küsimus, et mingi 10 kilomeetrit on ju joostud küll, aga see kiirkäimine, see on ikka midagi muud täiesti. Jooksmisega ei ole mitte mingit businessi tehniliselt. Et see tuli päris raskelt, treener andis tempo ette, mida peaksin hoidma see 10 minti. Ja no ma ütlen julgelt, et välja tuli keskmiselt mingi minut aeglasem kilomeetri peale, et siit ütleme niimoodi, see oli normaalne reaalsuskontroll, aga 9 kuud on minna ka ikkagi ümmarguselt veel jätkuvalt võistlusteni, et see oli alles esimene siuke trenn ja keha ikka selgelt alles harjub selle alaga, et aga kõva töö on ees ja midagi lihtsalt siin ei ole just pikalt teha sedasama liigutust, et siin ikkagi reied ja sääled, see on teistmoodi vatt. Et jah, ühesõnaga praegu tase, et on vaja kõvasti tõsta, ütleme. Ega see Eesti saavutussportlase elu ei ole ka lihtne. 21. november ja tuleb välja, et kiirkäimine on ka talisport, et ütleme nii, et see on, kui praegu seda väljakutset või projekti ei oleks, ütleme ausalt, kindlasti ei oleks tulnud täna õue trenni tegema. Kuna suusatada ei saa, siis a la jooksma ei oleks viitsinud küll täna tulla, et lumega ei ole eriti mõnus. Mul ei ole mingid häid liibetuskindlat tosse ka, aga täna sai trenni tehtud ikkagi siin. Oli veel siuke, ütleme nii, et Kadrioru pargis siin kunstimuuseumi kandis, et ikkagi haakus veel, ei olnud libe ja sai ikkagi päka jõuduga kasutada, aga jah, ilmselt siin aja edenedes peab endale sättima mingid vähe asjalikumad jalanõud või siis kolima ära kuskile ka spordihallidesse, aga teate isegi eelarvega on kitsas ja ei ole võib-olla nii lihtne teada neid tingimusi endal välja sättida, aga teeme endast parima ja töö jätkub igal juhul. Kuidas vahepeal läinud on tegelikult see esimese 10-minutine käimistrenn oli kohutav, nagu ma rääkisin, aga tegin ühe puhkepäeva vahele ja järgmine kord tegin ka pärast jooksu siuke 20 sekundit pikema pausi enne selle kiirkäimise osa ja ausalt öeldes oli täiesti teine tera, jalad tegid koostööd ja suutsin põhimõtteliselt hoida seda keskmist kiirust, mis treener ette nägi, et see oli siuke vahemik seal 6.10 kuni 6.30 kilomeetri peale ja mul tuli 6.34, et selles mõttes ütleme nii, loeme ära vähem ja see oli mingi 50 sekki kiirem kui see SA trenni, et pärast seda muidugi üks trenn
üks trenn oli siin veel mingi -5 kraadiga paar päeva tagasi. Seal oli nagu selge, et ma tundsin, et see miinuskraad nagu pärssis tempot nii jooksmisel kui ka sellel kõnnil, aga noh, ta oli enam-vähem ikka sinna samasse kanti, et 6.43 äkki keskmine või. No ühesõnaga ka viisakas, et noh, ma ütlen, seal see ilmafaktor kindlalt mängis nagu veits rolli. Nii et see esimese treeni ehmatus oli ikkagi vist selline mingi anomaalia, ma loodan ja tundub, et jah. Ühesõnaga see teine trein, et ma andis motivatsiooni ja usku nagu kõvasti tagasi, et see kõik on võimalik ja stardiplatvorm ei ole nagu nii kehv ka. Nojah, selline ilm siis jõuluime 21. novembril Tallinna linnas. Õnneks on trenni tehtud, nii et nüüd ei ole muud kui tuppa kerge tee ja nautima. You reminded me of that this morning. My father, he looked on by. He passed on to the next. 24. november, hommik, kell on 7:38. Pean sodistama, pere veel magab teises toas. Õues on täiesti pime ja kohe vaja trenni minna. Täna või hommikul trenni ära teha, siis laps ei lähe lasteaeda ja pean olema 9 juba tagasi, sest et tuud peab ära minema. Pean veits aega lapsega mängima ja siis lähen ise tööle. Nii et ütlen, päevakava on tihe. Otse voodist panen kerge vana sõber Betsi hommikusmuuti sisse, keefir, banaan, kaerahelbed ja siis parki pimedasse Kadrioru parki lõigutrenni tegema, nii et ütleme, ei ole see tippsportlase elu, ei ole glamuurne üldse. Loodan, et vähemalt tibe pole täna. Mõtle, mis, oi. Kella peal näitab, et -1 ei tõota head ja samas pargis ma olen sinna kruusa peale lõike tegema, nii et võib-olla on okei. Vaatame, näis, näeme pargis siis. Nii, olen kohal. Täna väga glamuurne, Strobo käib juba, nii et tuleb hea trenn. Tehtud. Pikka juttu aega praegu ei ole, pean koju jooksma, et lapse valve nüüd üle võtta. Ja trenni norm, 12 liiku tegid ära, pushisin ikkagi viimase, aga kuskil siuke, ma ei tea, 8-9 peal hakkas vasak säär veits valutama, nii-öelda mingi poole maa peal ja reied hakkasid ka täis minema, et eks see on siuke omamoodi veider sprint, aga ma arvan, et see ongi arengukoti, veits peab ikka valus olema ka trennis nagu targad on öelnud, nii et jah, ühesõnaga normaalne, ilmnes ka vahepeal valgeks, ei saa öelda, et päike tõusis, sest noh, näete ise, kõik on lihtsalt ühtlane hall, vana hea, aga jah, ei, trenn tehtud, super hea olla, esmaspäeva hommik, nädal on käima tõmmatud ja hurraa, seda unustasin öelda, et libe ei olnud, super mõnus oli. Ja ma ei tea, väga jahega ei olnud, nii et ma kahtlustan, see kell valetas mulle -1 osas, et igatahes väga mõnus oli tegelikult õues, et palju parem kui see ärgatas emotsioon ja suht otse voodist õue minna siin novembri lõpus. Nii et soovitan, hommik on trenn, super hea. No nii, novembrikuu on möödas, esimene täispikk kuu, siis treeninguid. Tööd on tehtud, täpselt nii palju nagu siit tahvlilt näha. Ma pean ütlema, et emotsionaalselt päris selline pigem raske kuu, sellepärast et siuke esimene hurraa või siuke põnevusmoment on mingis mõttes möödas, eks ju, selle poole oktoobriga. Nüüd on alanud siuke rutiinne töö ja kuna need edusammud ei ole enam nii selgesti nähtavad, siis vahepeal on ikkagi päris selline, ütleme see vaimselt käib niimoodi üles-alla
et kas näed ikkagi faktipõhiselt ära mingid kiirused kuskil trennides, et ei ole need, mis nad võiksid olla või ei ole kuidagi niimoodi, et mis on ka ebaloogiline tegelikult eeldada, aga et ei lähe iga trenniga või iga nädalaga ei lähe see nagu kõver ülesse poole, et ei lähe järjest kiiremaks, tugevamaks, pigem võib-olla vahepeal vastupidi. Et on tekkinud siuksed mingid säärevalud, hakkavad siukse, kui olen 5, 6, 7 minti teinud järjest seda kiirkäimist, siis siuke säär tõmbab kangeks või siuke pingesse, pingevalu ja see lööb hoobilt kohe tempoga alla. Ja ma olen seda varem kogenud vabatehnikat suusatades, kui on siuke jäine rada või siis siukest või siuke pigem ütleme ala iga talvist esimesed suusatamised, et inimesed lähevad tööle nagu mingid veidrad lihased, mida muidu nagu ei kasuta. Ja see on nagu siuke sama efekt ja see on selline veidi nagu muret tekitav, et ma täpselt nüüd ei tea, kas ma teen midagi valesti tehnilises mõttes või siis on küsimus lihtsalt selles, et siuke koormuse tõus jaladele harjunud, et äkki see läheb lihtsalt üle, kui ma trennin, pushin nagu ja siis ühel hetkel käib murdepunkt ja jalad harjuvad ära, on nii, davai, see okei, meil on nüüd siuke argipäev selge, normaalne on ju, et jah, treenerit ei ole näinud novembrikuus, suhtleme kirja teel, nad saadnud mulle veits plaane, aga need käivad 3 nädala kaupa ja ma saadan iga pühapäev kokkuvõtte, mis siis tehtud on ja pärast koormustesti natuke arutasime, nii et siin ma arvan, et see ei ole võib-olla ka niivõrd tarvilik, et näitas ju alguses mulle tehnikapõhiseks tõed ära ja selles mõttes ma arvan, et see ei ole nii müstiline nagu, et pigem on küsimus lihtsalt, ongi kordustes ja harjumises ja harjutamises, et lihtsalt need jalalihased harjuksid selle tööga ära, sest see on nagu midagi täiesti teistmoodi ja midagi uut, et jooksmisega ei ole mingit pistmist ja varasema elu kogemus nagu spordi tegemise kogemus siin ei aita. Et jah, ühesõnaga ehk siis detsembris ole näha, kuskord taljuga Eestimaale jõuab siis nii-öelda lõplikult, ehk siis tuleb trennidega kolida sisse ära, aga praegu veel olen õues teinud ja paar korda on muidugi sattunud mul trenni halval ajale ka, et on olnud ka miinuskraad ja siuke pargis, Kadrioru pargis siin teed on olnud siukse libedad jäised, et seal on olnud tegelikult veits ebameeldiv. Et see on pärssinud nagu mõnes trennis tempot, aga jah, ühesõnaga laias laastus väga raske ala, ootamatult raske isegi mingis mõttes, et just see lihaste moment, et tänasel päeval ma olen oma eesmärgist või oleksin oma eesmärgist ikka väga kaugel, et siin ei ole mingit medalilõhna ka, aga õnneks on mul veel 8 kuud aega tööd teha, tööd ma kavatsen teha, nii et loodame, et ühel hetkel käib see murdepunkt ja hakkavad tulema siis sellised kiiruslikud, vastupidavuslikud edusammud ka, et see oleks vaja siukest positiivset tõuget, oleks nüüd vaja ka siin lähinädalatel, et näha mingit arengut, kas olgu see siis kiirustes või siis nii-öelda enesetundes, et ala saan sellest jalavalust lahti või midagi. Üks ülitähtsa asi küll veel, mis sai novembri jooksul lahendatud, ikkagi minusugune jämeda reiega mees. Reied käivad vastu niimoodi ja vana hea siilipoiss kippus külla tulema ja see oli väga häiriv ja väga kiiresti tuli, sest see kiirkäimises ongi reied käivad ülikiirelt kokku ja tihedalt on ja eriti kui on lõigutrenn, see on makskiirusega ja see ikka mingid trennides mäletan ikka valutas väga ja oli suur tagasilöök, aga leidsin endale mõnusad nii-öelda siis spordibokserid, spordipesu ja siiamaani toimib. Enam kintsuvalu ei ole, seda võõrdumist nii-öelda siili ei teki, nii et sellega super. Ega muud ei olegi, töö jätkub. Nii et sellega lõpetamegi, mis siin ikka.